Tänases saates peatume pikemalt katustel, täpsemalt maamajade katustel. Räägime sellest, millised on erinevad katusetüübid ja mida silmas pidada katuse korrastamisel. Käime ka külas konserveerimiskeskuses Kanut ja räägime kipsskulptuuride hooldamisest. Tänane teema on siis maamajade katused ja selleks on meie kõrvale tulnud Joosep Metslang, puussepp restauraator, et sina oled kursis nüüd nende katustega, mis maamajadel on, et millised on need erinevad katusetüübid? Põhimõtteliselt kõige vanemad on nagu ka siin Pulgatalu rehemajal, selline suur kelpkatus ja tal on selline vintska potsa peal. Kõige vanemad on kelbaga, sest et nad olid tavaliselt õlega kaetud ja õlg on kõige lihtsam panna kelpkatusele. Et see oli meil hästi üldlevinud läbi sajandite. Ja pärast umbes sel ajal, kui me orjapõlvest nagu vabanesime 19. sajandi keskpaigast tulevad poolkelpkatused, sest et talupoeg vaatas ilusaid majasid, nagu mõisas või kuskil Alevis linnas oli ja siis hakati tegema sellist nagu moodsat maja tolle mõistes. Ja Eesti ajast on rohkem viilkatuseid näiteks, nagu siin kõrval Härjab peal. Need katusekatted on vastavad ka edasi liikunud, et õled on meil keskajast kuni veel näiteks 1950-ndatel oli täiesti veel pärast sõda oli maastikul nagu õlgkatuseid näha. Ja päris mitmeid talumajasid on tänaseni säilinud, kus on seda õlga veel kuskil seal all kihistustes näha. Näiteks saartel on tehtud uus roog vana õle peale vahel. Siis on hästi palju mingid kummalisi puitkatteid, mida ei ole säilinud. Hästi sellised käepärasest, kas siis koorest ja tohust, okstest, lattidest, lõhikutest, mingi selline kombinatsioon. Kivikatused meil siin Pulka sepikoda, mis jääb siia nurga taha, on selles mõttes väga vernakulaarne, et on rahvapärase sellise paekivikatusega. Need ei ole nüüd väga üldlevinud, et seda kohtas kuskil Põhja-Eestis, Harjumaal, Kuusalu kandis, siis on saartel, Saaremaal, Hiiumaal natukene ja Lääne-Eestis. Et kõik ülejäänud on nõnda hilisem laastud sindlid kimmid on kuskil 19. sajandi teine pool. Päris kivikatust kui sellist me talumajal üsna pea ei näegi, et see on üsna selline uuenduslik asi. No tänapäeval käib ju kõik ehitusprojekti järgi, et kuidas vanasti katuseid tehti? Tunde järgi ja siis vahel kuskil Postimehes või Sakalas kirjutati midagi ka. Teile meelde mingi Sakala artikkel 1880, kus arvati, et kui ikka pilbas katus teha, siis ei pea sarikas ka nii suur olema, et võib sellise kleenukesema panna. See oli selline talupoja mõistusega tehtud, alati ei ole kõige targem. Et see oli selline põhimõtteliselt tunde järgi ehitamine, nagu keegi oli kuskil näinud, nagu isa, nagu vanaisa oli edasi andnud selle teabe. Aga kui kõrvale vaadata, mis näiteks linnades ja mõisates ehitati nagu kogenmeistrite poolt, siis talupoegadele anti väga vähe teadmiseid. Ja siis sellega kaasnes üsna paljud probleemid, mis on meile pärandunud. Ja see romantiline ostame endale maamaja ja siis seal on tore olla, see kahvatab üsna kiiresti nende tarindi probleemide ees, et alt üles vundament on halb, ta on madal, tõesti nigel, alumised palgid võivad olla läbi ja liikudes vaikselt ülespoole katuse tarindini, siis katus on habras, ta on vahel üsna nõrga seina peale ehitatud, palksein ei pruugi paremas korras olla. Talad, mis on seotud otseselt nagu sarikatega, osa tarindist, neid on vähe. Sarikates on hästi hõre ja kõik need tarindi elemendid on üsna nagu juhuslikult ja lahtiselt seal vahel. Nii et hästi palju erinevaid deformatsioone toimub. See tulemuseks on väga ebakindel hoone ja
Tavaliselt nagu talumees aeg-ajalt kuulis talus mingisugust naksatust või praksatust kuskil, eks ole. Ei saanud öösel magada, et ei olegi päris kindel, kus see tuli. Katuste kvaliteet taluarhitektuuris muutus paremaks ajaga, kui ka talupoegadeni hakkasid jõudma ehitusteadmised. Nii on 20. sajandil ehitatud talumajad juba tunduvalt tugevamate konstruktsioonidega. Tänaseni säilinud rehemajad võivad aga tekitada peavalu nii omanikele kui ehitusmeestele. Mis need lahendused on, et kuidas siis selliseid katuseid remontida? Kõige tähtsam on algus, kõige põletavam on just selle nagu kontseptsiooni väljatöötamine, et mida sellise vana katusega üldse teha. Et hoone puhul mõtleme läbi vundamendi ja seinad, eks ole, et need oleksid korras, jõuame võiksid üles katuse tarindini. See peaks kindlasti kaasama inseneri, kes ütleb sõna sekka, et kuidas see nagu toimiks see konstruktsioon, ja puussepp, kes nagu selgitab neid võimalusi, mis selle taastamiseks tuleks läbi teha. Põhimõtteliselt oleks mõistlik ühtes projektis fikseerida, aga ette peab nagu läbi mõtlema, et mis etapid, mis järjekorras erinevaid tegevusi ette võtta ja millist lõpptulemust tahta. Näiteks katusekate määrab hästi palju, et sellised roogkatused ja näiteks laast võimaldavad palju rohkem mänglevust, ja kui me tahame katuse kivi või eterniiti panna tänapäeval, siis katuse tarind ja selle tasapinnad peavad olema sellised head, täpsed. Probleeme on sellega, et kui inimene tahab katust ära rihtida või teha see tasapind, mille peale uus katusekate toetada, siis teda ootavad ees sellised 15-20 sentimeetrit kõrguse erinevused. Ja on tõesti suur probleem, kuidas seda vana kõverat, sarikat üritada nagu sirgeks väänata. Sinna tekitatakse selline lisakiht brussidest ja laudadest, aga see ei ole väga kindel tulemus. See on tõesti suur probleem. Kas lihtsam oleks kõik asendada uute sarikatega? See viga on nagu hoonesse sisse kodeeritud, ta on ehitatud kõveralt. Kõik seinad on kõverad ja ta on nagu rõhtpinnad on kõik ebaühtlased. Nii et isegi kui me võtame sarikad pealt maha, siis see probleem on nüüd kodeeritud seinadesse. Ja siin ei ole ühtegi head tüüpprojekti pakkuda, et iga see juhtum vaadatakse täiesti eraldi üle. Aga ütleme, et kui on nüüd pillirookatus või õlekatus, et kuidas sellist katust hooldada? Ta on hea seni, kuni kõrghaljastus on võimalikult kaugel. Et kui siin ringi vaadata, siis tegelikult need puud võiksid olla veel kaugemal. 10 meetrit, 20 meetrit, mitte ühtegi kõrgemat puud ümber ringi. Vahel tekib selline emotsionaalne hetk, et mul on siin alati puu olnud ja kuidas ma võtan ta ära. Aga samal ajal see puu kahjustab seda katusekatet. Et see kõrghaljastus on probleem. Ja vahel on, mõne talu juures on vanaisa istutatud suur tamm, kes on konkreetselt istutatud maja kõrvale, sest et see tammetõru sai sinna pandud. Ja siis ei ole kellegi seda südant seda puudset ära võtta. Et jah, kõrghaljastus on üks suuremaid probleeme. Ja hooldus. Hooldada, pidevalt hooldada. Pulga talu Vabaõhumuuseumis on siis selline tüüpiline rehielamu 19. sajandist umbes tõenäoliselt. Kirjased 1860 Põhja-Eesti Kuusalu. Ta toetab nagu palkseintele, siin osas kivimüüridele. Siin on üks väike viga on sisse kodeeritud sellega, et palgid vajuvad, aga müür jääb paika. Nii et selle nagu liite koht on kriitiline, kus võivad toimuda mingisugused erinevad vajumised. Palgid vajuvad, müür on paigas ja siis võib katus natuke jonksu minna. Nüüd järgmine hetk on see eelviimane palk ja murispuu, mis on tavaliselt nagu õnneks pandud sellise 2 ringi, mitte 1, et see alumine võtab tala enda peale, tapitakse sinna sisse ja siis murispuu katab tolle ära. Nii, mis on murispuu, kohe küsin? Murispuu on nüüd kõige ülemine palk, mille peale toetavad sarikad. Aha. Just, murispuu. Ja siin on sellel konkreetsel juhul on üks mure on see, et tala ja sarikas on alati nihkes, nad ei ole kunagi ühe joone peal ja võivad tekkida mingid väga erinevad vajumised. Siin on tala, aga sarikas on keskel ja siis ta võib seda murispuud võiksid väljapoole vajutada. Et seal, kus on tala, seal on murispuu paigas, aga kus tala ei ole, siis see sarikas võiksid surub väljapoole.
ja kui me nüüd lähme siit vaikselt edasi, et noh, selline enam-vähem olukord, aga me jõuame rehetoani, siis seal pole üldse talasid. Ahah, no lähme sinna poole äkki, jah? Meie nagu eestlaste selline ainulaadsem nähtus terves maailmas, vernakulaarses maailmas on see, et meil on rehemajad, eks ole. Rehetuba keskel, kõrgem kast, multifunktsionaalne maja ja kõikidel nende rehemajadel reeglina on täpselt sama viga küljes. Neil ei ole talasid rehetoa osas, ehk siis mingi 6-8 meetrit vahemaad, mitte ühtegi tala. Ja reeglina nendel kõikidel majadel on probleemiks see, et see seina surutakse vaikselt välja. Sarikad lihtsalt kogu oma olemuses sunnivad seda seina ülaosa väljapoole vajuma. Nii et põhimõtteliselt kõik meie rehemajad on umbes nagu laevad või paadid, et ülaosa on seal kenasti kummis väljas. Aga mis siin lahendus on, et kuidas seda probleemi kõrvaldada? Või on üldse vaja kõrvaldada? On kindlasti tarvis kõrvaldada, sest et tõesti hästi palju nagu tänapäeval neid maju näha, kus see vajumine on toimumas ja see ülemine murispuu on võib-olla 10, võib-olla 15 sentimeetrit väljapoole vajunud ühel pool ja teisel pool. Ja see nõudne probleem tegelikult ja see jätkub, et ta ei jää seisma, et vajub seni, kuni ta murrab kuskilt läbi. Ja selle vastu aitavad põhimõtteliselt talad või lahendatakse seda näiteks trossidega. Insener ütleb, mis tross, mis diameetriga, pingutamised, kõik see tarvis juurde mõelda. Aga iseenesest jah, tala oleks kõige parem lahendus nagu. Siin on tegelikult üks näide on veel tsementkivi katusest siin Vabaõhumuuseumis, et no kui tüüpiline selline katusematerjal on Eestis? Ta on selline 20. sajandi algusega põhimõtteliselt nagu Eesti aja nähtus ja talupojad mingil hetkel märkasid, et on väga hea materjal ja ta peab väga kaua vastu ja seda hakati üha rohkem tegema, et kui linnas ja baltisakslaste mõisates on näiteks savikivi katused on keskajast saati ja savikivi tegemine on väga kulukas, tuleb see savi tuua kohale ja vormida, kuivatada, põletada ja ta on nii palju nagu keerulisem kui näiteks selle tsementkivi katuse tegemine, kus on lihtsalt nagu mõrt, vorm, kivistumine, valmis toode, et talupoeg tuli siia kohale, võttis mõned vormid ja pressraua ja valmistas nad omas talus ise. Mõned on nii tugevad. Ma tulen meelde Hiiumaa inspektor, nüüd on ta teise ameti peale Muinsuskaitseametis, Dan Lukas. Tema rääkis, kuidas ta oli kunagi korjanud endale ühe majatäie, katusetäie neid kive. Peremees oli parasjagu neid katused alla visanud, ta tahtis uut katust peale panna ja siis need kivid lendasid alla ja jäid terveks nagu. Et see võib väga kvaliteetne olla, sõltub, kui palju tsementi raatsiti panna nagu. No mis sellise katusega juhtuda saab, et siis ei saagi midagi juhtuda, et on kõvad ja vastupidavad, jah? Nad on kõvad ja vastupidavad ja kui ta on katusel, vahel on tarvis mõni kivi võib-olla asendada, see on keeruline, et saanud kivi leida. Aga seni, kui ta niimoodi vastu peab, on ta väga väärt materjal. Üldiselt me võime rääkida 70 aastat, äkki isegi 100. Konkreetne härjapea on natuke sammaldama läinud, eks ole. Võiks vältida seda sammaldamist juba eos aega, et puhastada seda. Ja Eesti ajal neid ka värviti, et selle kojakatus on natuke sellist punakat tooni näha. Et see värv võis aastate jooksul võiks kaduda ja siis võis seda uuesti üle värvida nagu. Tegelikult on ju nii, et kes nüüd soovib natuke täpsemalt katuste kohta teada saada, siis ilmunud on katuseraamat küll juba sügisel, aga müügil on ta seni ajani. Ja mida sellest raamatust teada saab, et kellele see mõeldud on ja mis see põhirõhk siin on? Ta on selline raamat, mille võiks selle kontseptsiooni hetkel läbi lugeda õhtul kodus. Ta ei ole selline raamat, mille võtad kätte, lähed katusele ja hakkad tegema. Vaid et see on nagu eos mõtled selle läbi, loed läbi. Leiad siit raamatust head ja vead üles ja mõtled välja, et mis sinu majale on vaja. Et ta on selline nagu eeltöö. Siin on natukene nendest üldse maamajadest ja nende katustest nagu ajaloos kuni siis Eesti ajani, et millised need katused vormid, katuse kattematerjalid, tarindid on olnud
ja siis kuidas neid korrastada, remontida, hooldada ja siis on üsna pikalt kirjutatud erinevatest kattematerjalidest. Oleme jälle külas konserveerimise digiteerimiskeskuses Kanut ja seekord on põhjuseks kipskujud, mida võib leida ajaloolistes interjöörides. 19. sajandist pärit kipskulptuurid konserveerimiskeskuse Kanut eseme konservaatori Aire Aksimi töölaual on pärit Eesti Ajaloomuuseumist. Kui kuju minu lauale jõudis, olid pea ja keha olid tal eraldi ja põhikahjustused olid tal kaelapiirkonnas, kus esines siis kipsikadusid ja ühenduskoht oli eelnevalt siis parandatud epoksiidliimiga, mis oli aja jooksul läinud tumepruuniks ja juba murenes kipsi küljest lahti. Epoksiid, see on siis rahvakeeles epoliim. Epoliim, just. Ja kipsmaterjali puhul epoliimi kasutada ei tohi, sest see tulemus ei ole püsiv. Et kui nüüd on soovi või on kodus kipskujukesi või parandatakse, siis on pigem PVA-liimiga. Et kuna kips on väga poorne materjal ja PVA on veebaasil liim, siis ta imendub kipsipooridesse ja tema ühilduvus omavahel saavutab hea kontakti. Mis ma siis kõigepealt tegin, et puhastasin ära epoksiidliimi nendest murdekohtadest, katsetasin, kuidas pea istub siin püsti keha otsas, jälgisin, et kui suured need kaod siin on. Et selleks, et seespoolt toestust teha, panin ma siis kuju pikali, märkisin ära puupulkade asukohad, kuhu tuleb teha süvend, et need puupulgad istuksid ilusti sinna süvendisse sisse, et ma hiljem saaksin nad kipsisegu ja PVA seguga kinni katta. Kui seespoolt sain ilusti toestatud, siis tuleb tööde järk väljapoole, kus siis olid näha kipsipraod ja suured augud sees. Et selleks siis kasutasin samamoodi vedelat kipsisegu, mida kandsin peale kilekotti tuubi sees, kus siis otsa tegin augu ja pigistasin selle prao kipsisegu täis. Et kuna tegemist on museaaliga, siis konservaator ei tohi kunagi objekti üle töötada, et konservaator peab tegema nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Et ka selle objekti puhul toneerin ära ainult parandatud koha ja kõik, mis on puhastuskäigus vana viimistlus on välja tulnud, sellega me jätame. Hetkel jah, mul on toneerimine pooleli, et siit poolt on mul tehtud ja jätkan nüüd siia vasakule ülesse poole. Et toneerimist ma teen akvarellidega, et seda halli pinda ühtlustada. See on puhas valge värv ja tupsutan väikesed pintsliotsaga väikesed täpikesed siia halli pinna peale. Seda tulemust ei ole koheselt näha, kuna kips on poorne materjal ja tõmbab vee enda sisse ja ta teeb selle pinna tumedamaks. Et siis, kui see pind on nüüd ära kuivanud, siis näeb lõpptulemust, et kuidas ta tegelikult on jäänud. Aga milline oleks soovitus neile, kellel on võib-olla kodus, ma ei tea, mõisaomanikud näiteks, kellel on mõni selline kipsskulptuur, et kuidas sellist kipsist skulptuuri hooldada? Kellel on juba olemasolev kipskuju ja ta on visuaalselt ilus, tal ei ole puuduvaid osasid, ta ei ole saanud, tal ei ole pragusid sees ega kipsi kadusid, et lihtsalt hooldada tuleks pehme harjaga, sest kips ei talu niiskust,
Kui teda niiske lapiga hakata puhastama, siis imendub see lahtine tolm ja mustus kõik sinna kipsipooridesse ja asi läheb veel hullemaks. Et kodustes tingimustes sobib kasutada pehmed mikrokiust lapid, et saada eemaldada lahtine tolm ja mustus. Kahjuks kodustes tingimustes ei ole võimalik pealispinda 100% puhastada. Et selleks oleks vaja konservaatori abikätt. Kui nüüd kipskujud on seisnud niisketes tingimustes ja on soodus olnud hallituse tekkeks, siis ja tuua nüüd kuivadesse tingimustesse, see hallitus on ikkagi kipskujudes sees. Selleks on vaja professionaalselt läheneda, et eemaldada kipskujudelt hallitust, desinfitseerida ja et ei tekiks tulevikus hallituse probleeme. Sellised nõuanded olid tänases saates. Kohtume uuesti juba 2 nädala pärast.